klassi tunniteemaks oli weather ehk siis ilm ja ma näitasin õpilastele ühte multifilmi. Ja sellel multifilmil ei olnud häält, ehk siis see oli nagu tumm film ja pärast seda, kui me olime selle niimoodi ära vaadanud, siis ma jagasin õpilased rühmadesse, nii et igas rühmas oli 5 õpilast. Ja õpilaste ülesandeks oli kõigepealt rollid jagada, et kes milline tegelane on ja seejärel tuli oma tegelasele tekst mõelda. Selleks ma andsin neile tahvelarvutid, et nad said piisavalt palju kordi seda videot vaadata, tekstid välja mõelda, harjutada ja siis seejärel nad esitasid oma tekstid siis ka teistele klassikaaslastele. Et huvitav, et mõned asjad täpselt samad laused olid, aga osad asjad olid täitsa erinevad. Kaheksanda klassiga kasutasin selliseid kraabitavaid kleepsusid, scratch sticks, need ma tellisin Amazonist. Õpilased said siis sellised lipikud, need ma printisin ennem välja. Arvutis tegime sellised kastikesed ja iga kastikese sisse kirjutasin õpilase nime ja need nimed ma katsin siis nende kleepsudega. Ja siis, kui õpilane võttis loosi ja siis ta kraapis siit nime välja. Ja siis ma kasutasin veel ka ühe ülesande tegemisel neid kleepsusid. Ühes harjutuses oli 7 küsimust. Iga õpilane sai sellise lipiku 2 numbriga ja siis ta kraapis need numbrid sealt välja ja siis nende numbrite kohta ta pidi tegema posteri. Kolmanda klassiga kasutasime valgeid tahvleid ja seekord panin ma siia valge tahvli sisse töölehe. Nii et õpilased pidid siia kirjutama siis õiged vormid, olema vormid, näiteks I am, you are. Nemad kirjutasid tegelikult ka lühivormid ka sinna juurde. Ja kui töö sai valmis, ma kontrollisin ära ja siis nad tegid ilusti tahvli puhtaks. Nii et seda saab jälle kasutada. Ja kolmanda klassiga on meil praegu käsil teema school things, siis me mängisime sellist sõnavaramängu nagu vali õige nurk või 4 nurka ja üks õpilane siis tuli klassi ette, me panime talle selle silmad ette, et ta ei näeks ja siis ma kinnitasin 4 nurka või 4 kohta klassis ühe pildikaardi. Igas nurgas siis üks pildikaart ja ülejäänud õpilased jagasid siis ennast nende pildikaartide juurde ära, nii et iga pildikaardi juures oli vähemalt üks õpilane. Ja siis see õpilane, kes oli klassi ees, kes midagi ei näinud, tema valis siis ühe nendest sõnadest. No näiteks, kui meil olid rubber, pencil case, ruler ja computer, siis tema näiteks valis rubber, siis kõik need õpilased, kes olid pildi juures, kus oli kustutuskumm, siis need pidid kohale istuma, nemad olid mängust väljas. Ülejäänud õpilased jagasid siis ennast siis nende 3 ülejäänud piltide vahel ära. Ja siis õpilane jälle nimetas ühe sõna, näiteks ruler, siis kõik need õpilased, kes istusid seal või seisid seal, kus oli joonlaud, istusid oma kohale ja ülejäänud õpilased siis jälle jagasid ennast 2 pildi vahel ja nii kaua, kui ainult üks õpilane jäi järgi. 4. klassi õpilastel tuli teha esitlus oma sõbrast ja seekord me ei teinud sellist traditsioonilist esitlust, vaid õpilased tegid oma sõbrast raamatu ja selleks me kasutasime Write Read rakendust, veebirakendust. Ma tegin selle hästi väikseks selle ekraani praegu, sest et osad õpilased kasutasid oma pilte. Ja siit, kui ma näiteks ühe raamatu lahti võtan, teen nüüd nii. Ja siis pildid võisid nad lisada kas siis isiklikud pildid või siis valida sealt ette antud kogust. No nii, siin on näiteks selline raamat.
ja siis järgmise tunni alguses selle nad tegid kodus valmis, panid raamatu sinna riiulile ja järgmise tunni alguses me vaatasime kõik need raamatud veel üle ja siis nad hääletasid oma lemmikraamatu poolt, nii et siit tuli selline ilus sõnapilv tuli siis ka veel.